Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas Google Classroomis ülesandeid lahendada. Ma tean, et õpetaja on mulle sinna ülesanded lisanud. Ma login sisse oma Gmaili postkasti, avan siit Classroomi, lähen sellesse klassi, kus ma tean, et ülesanded on. Siin siis alguses on selline stream või selline sein, kuhu on võimalik teateid kirjutada ja kõike muud, aga arvestage, kui te siia midagi kirjutate, see on kõigile näha ja seda saab siis pärast lugeda ja kommenteerida. Nii, aga vaatame siia Classworki alla, siia on pandud minu tööd. Ma näen, et mul on siin siis vaja teha 4 tööd. Ma näen ka tähtaegu, siin on 10. märts, 10. märts, 15 ja 11. Nii et ma saan oma tööd planeerida. Vaatame siis kõigepealt, mis asi see maja joonis on. Nii, klõpsan selle peal ja siis võtan View Assignment. Siis mul avatakse see. Ja ma näen, et mul on vaja teha üks joonis. Siis ma olen sellest teinud pildi ja ma pean siia lisama faili, nii et tegelikult see ülesanne tuleb mul teha väljaspool Google Classroomi. See võib olla ka näiteks, et ma olen lahendanud töövihiku ja teen töövihikust pildi ja kuidas seda siis siia lisada. Siin paremal pool on Your Work, klõpsan Add or Create ja nüüd, kuna mul on see faili kujul, ma olen kas telefoniga või arvutiga siis või sellega teinud, võtan siit fail. Ja nüüd pean ta siis oma upload, oma arvutist üles otsima. Nüüd te peate teadma, kuhu ta siis te panite. Nii, otsite selle oma joonise üles. Nii, ma otsin ta üles. Minul on siin joonis ilusti olemas. Vajadusel võin lisada siia rohkem faile, kui mul on midagi veel ja vajutan upload. Ja minu fail lisatakse Google Classroomi. Ja kui ma nüüd ütlen, et minul on selle tööga kõik, et mina tahan, et õpetaja seda vaataks, siis klõpsan ma nupule Hand in. Ja veel korra Hand in. Ja see tähendab nüüd seda, et õpetaja saab selle tööga toimetada ja mina praegu seda teha ei saa, et õpetaja nägi, et ma olen esitanud. Kui nüüd midagi läks valesti, ma pean muutma, siis ma peaksin lihtsalt siit valima Unsubmit ja siis ma saan selle töö tagasi. Aga see on nagu märge õpetajale, et teie olete praegu kõik ära teinud, nii minu joonis on tehtud, ma panen uuesti Hand in ja õpetaja saab seda vaadata. Nii, aga lähme vaatame, mis seal veel oli. Nii, uuesti Classwork, siis on mul pandud siia ka üks arvutamisülesanne, arvutage, võtame jälle View Assignment, loeme kõigepealt hoolega ära, mis me peame tegema. Siin on siis öeldud, et avage teile loodud tööleht ja arvutage, kui on töö tehtud, siis vajutage Turn in või siis Hand in, olenevalt siis, kuidas see parasjagu on. Avame selle, õpetaja on meile selle loonud ja nüüd ei ole siin on juba dokument valmis, siin ei ole muud, kui me peame siis hakkama kirjutama õigeid vastuseid. Nii nagu me siis arvame, et see peaks olema, see võib olla ükskõik mis aine, minul on siin konkreetselt matemaatika, nii, ja siin on veel öeldud, et ma pean ise paar tehet juurde mõtlema, nii, mõtlen juurde, alati lugege kõik hästi hoolega läbi, mida tegema peab. Ja nüüd mul on tehtud ja kui mul on kõik see tehtud, loen uuesti hoolega läbi ja vaatan siin üleval on selline nupp nagu Turn in. Sellega annan ma õpetajale teada, et mina olen selle ülesandega ühel pool. Uuesti panen siit nüüd Hand in, olenevalt kus ta on ja nüüd õpetaja teab, et mul on see ülesanne valmis. Nii, mis tüüpi ülesandeid siin veel on? Lähme uuesti Classwork alla ja siin on ka selline asi, et õpetaja on öelnud mulle, et ma peaks kirjandi kirjutama. Kirjuta oma suvest, selleks kasuta Google dokumenti, valige paremalt poolt Add or Create. Nii, jälle siis siit Add or Create, nüüd mul siin ühtegi valmis asja ei ole, aga ma võin kasutada seda sama Google dokumenti. Nii, klõpsan selle peal ja nüüd luuakse mulle dokument ja see dokument on automaatselt õpetajaga jagatud. Ma ei pea enam mitte midagi muud tegema, kui teen selle lahti ja hakkan kirjutama siis kirjandit minu suvi ja nii edasi. Sellega läheb nüüd rohkem aega, aga jälle, kui te olete ühele poole jõudnud, siis vajutage Turn in. Nii, ja viimane ülesanne, mis mulle siia oli pandud, oli siis test. Selle keskkonnaga on võimalik siis teha ka teste. Vaatame View Assignment, vaatame, mis see test siis on. Tehke ära enesekontrolli test. Klõpsan selle lahti. Ja ta ütleb mulle, et ma olen sellele juba vastanud. Nii et see on siis tavaliselt sellisel kujul, kus on siis võimalik küsimustele vastata, et antud momendil oli mul siis üks küsimus, et mis värvi on taevas, mina vastasin, et see on sinine. Nii et
Sellisel viisil siis käibki Google Classroomis ülesannete lahendamine. Kui te jääte hätta, andke kohe õpetajale teada ja ta aitab teid.